Tere tulemast tagasi vaatama saaret 100 erilist eestlast. Kuidas saada suveks saledaks on üks küsimus. Küsigem aga parem, kuidas saada sügiseks sitkeks ja talveks tugevaks. Vastus annavad väärikad vägilased Mustamäelt. See sitke kadakas siin on Lembit Kass. Piiblis on kirjas, see on Uues Testamendis, keha on vaimu tempel. 60-aastase Lembitu elu moto on lihtne. Arene või sure. Kui inimene enesearendamisega tegeleb, siis tekivad võimalused nõrkusid vähendada endas oma kehas. Iseenesest hästi lihtne asi, aga tegelemine ei ole väga lihtne, sellepärast et arendamise puhul on vaja ületada oma enda sees olevaid takistusi ja see on raske, et võtta kinni ja ennast sundida seda tegema. Ja siinkohal tulebki mängu Lembitu mentor, kes oma õpilastel sirget sihti silme ees hoiab. Selleks on meister Erlend Lõvi. Kes üldse on meister Erlend Lõvi? Ta on inimene kõigepealt on. Inimene, kes on tegelenud enesearendamisega terve elu ja nüüd ta siis teostab ennast, õpetab seda teistele edasi. Teadmiste jagamine toimub Erlend Lõvi kehakoolis. Erlend Lõvi kehakool on enesearendamiskool. Inimesed, kes tulevad sinna, nad saavad hakata ennast arendama tugevamaks, vastupidavamaks. Ja nagu näha, on meister Lõvi tugev pealaest jalatallani. Isegi sõrmed on mehel tugevad nagu raudvardad. Aga nüüd see asi, et sõrmed oleksid tugevad, siis see mõjutab kogu keha. Sõrmest algavad lihaskimpude ja lähevad närvid kogu närvisüsteemi. Et alati on kõige nõrgem lüli, mis alt veab näiteks on ju. Nüüd näitame teile haruldasi kaadreid aastast 2008. Tegemist on taotluslikult naivistlikus võtmes tehtud kunstilise filmiga, mille pealkirjaks Ületades end. Olgu öeldud, et sellel ajahetkel tegi Lembit jõu ilmaruumis alles esimesi katsetusi. Käte tugevdamiseks soovitas õpetaja Erlend Lõvi mul kuivanud oksi murda. Ja nagu näha, siis polegi oksamurdmise trenn algaja jaoks mingi käkitegu. Kui tõhus see trenn on? No on ikka tõhus küll, on ju. See oli käte harjutamine. Mul ei olnud sugugi lihtne seda murda, kusjuures üks kaigas murdus mul just käe kohal, murde kohal, aga närvisüsteemil oli tugev pinge igal juhul nendega tegelda niimoodi. Samuti nagu kivi tõstmine, vanasti tõstetigi, võeti kivi ja tõsteti seda üles. Erlend Lõvi film Ületades end lõpeb vägagi vahva tarkuse teraga. Kas ma olen nüüd tugevam kui varem? Kahtlemata mitte. Ent ühe kogemuse võrra rikka. Räägime ka jõumeeste vahelisest mõõdu võtmise olulisusest ja filmist Kasemetsa kangelane. Minu kõrvu on puutunud kuuldused Kasemetsa kangelasest Paavo Metstlast Nirgiurult, kes sooritavad vägitegusid maal ja õhus. Iga film nagu tähistab mingit arenguetappi. Kasemetsa kangelasega seoses hakkas juba mõningane enesetähtsus ja siuke tunne, et nüüd lähen et olen kõva mees, et või kedagi ära võita. Ja siis me seal tõssime, aga mina tõssin näiteks kivi on ju rohkem, aga Kasemetsa kangelane võttis kase oksa küljest kinni ja tõmmas täiesti puhtalt 10 korda järjest ilma, et poleks aru saanud ja siis ronis veel kase otsa nii kõrgele, nagu poleks polnud näha.
Nüüd aga ongi viimane aeg saada tuttavaks meistri endaga. Härra Lõvi õpetab kassi ja teisi õpilasi Mustamäel asuva paneelmaja korteris. Aga see pole kaugeltki mingi tavaline eluase, vaid midagi hoopis enamat. Nii, ma lasin kella siis ju, nii on kindlam. Kell ei tööta tegelikult hästi. Nii. Nüüd siis olemegi sisenemas kehakooli jõusaali ruumidesse, jah? Jah. Nii. No tere jõudu. Kohe trenni mehed, kohe näha. Leho? Tõele auandes pole kahtlustki, et tegemist on kõige maitsekamalt sisustatud ja hubasema jõusaaliga terves vabariigis, mille külastamine on tõeline privileeg. Valdekul on täna 76 treening, aga Lembitkassil juba 1041 treening. Legendaarne Metsasarve mängija Valdek Põld, kes mängis olulist rolli ka Sven Grünbergi progerocki bändis Mess, on ehe tõestus sellest, et Erlend Lõvi kehakool lausa pakatab vaimujõust. Valdek Põld praegu teeb 16-kiloste pommidega surumist. See on siis deltale heast harjutus. Deltad ja triitsepsid. Muide, ka Valdekust on kehakooli mehed vändanud vahva filmi, mille nimeks Valdek Põllu vägiteod. Filmis on näha, millised tohutu jõuga Valdek Võlumetsas hiiliva ohu kahjutuks teeb. Et harjutuse mõte on ühitada see õige hingamisega ja kõige olulisemad alati kõige viimasemad kordused, neid tuleb alati fikseerida korralikult ära. Palju tuli praegu? 10. No laseme Lehol proovida. Ahah, aitäh. Delta eesmised, keskmised, lihased ja triitsepsid ja ilusti all lõpetad siis rahulikult. Ja. Ega rohkem ei jõua. Piisab, jah. Kõigest 10 kordust 16-kiloste sangpommidega. Kuidagi vähevõitu. Kas asi on tuimas lihas või äkki tuleb süüdistada hoopis treenimata aju, mis ütleb, et palju kergema vaevaga saab dopamiini laksu kätte telefoni näppides? Tavaliselt mõeldakse, et palju sa surud ja palju sa teed niimoodi ja alati mingid vahendid pead olema. Aga kui ma võtan tavalise naela, tavaline ehitusnael, 20 centimeetri pikk ja 6 millimeetrit on tal läbimõõt. Ja me teeme nüüd niisuguse harjutuse, kuidas ühendada vände jõudu. Kujutusjõu ja tahtejõuga. No näiteks proovib seda käte vahel. Tavaliselt naelad siin ei ole midagi. Käte vahel ära pöörab. No pigem ei lähe. Miks ei lähe? Eks seal põhjuseid ole mitmeid, aga kindlasti ole ka vähe... Toome mõne põhjuse ja kuidas need põhjused ja mis ma näitan, kuidas need põhjustest jagu saada. Vähe jõudu, ma ei usu sellest, et ma suudan seda teha. Jõud on. Oli näha. Tehnika on vale. Aga millist tehnikat me kasutame sellisel juhul? Ei oska pakkudagi. Nii, tavaliselt kui inimene pingutab, mis toimub? Nagu läheb krimpsu, just nagu oleks midagi hammustanud, mis ei meeldi. Aga kui me teeme niimoodi, et meie näo miimilisi lihaseid ei kaasa, teeme seda teistmoodi. Lihtsalt kõverdame selle naera. Lihtne asi. Aga tuleb uskuda, nagu usk. See nägi tõesti lihtne välja. Silmad kinni. Jah. Silmad võib ka lahti hoida, see ei ole põhjuseks. See on nüüd jõukunst. Ei suuda. Aga miks ei suuda? Kojust on nii hvatajad. Pole jõukunsti ilmselt siis nii kaugele jõudnud. Aga kas tahad saada jõumeheks? Muidugi. Vaata, meesterahvas püüab suurem olla ja tugevam näida. Mina õpetan, kuidas tugevaks saada. Uues testamendis on
lehekülg 434. No loeb ära, siis number 16 ja 17, mis siin tuleb. 16, eks teie tea, et Jumala tempel te olete ja Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi laostab Jumala templi, siis Jumal laostab temagi, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Ja selleks, et oma püha templit töös hoida, peab inimene leidlik olema ning välja töötama uusi templi timmimise vahendeid. Kas siin on selliseid treeningvahendeid, mis on võib-olla nii-öelda enda välja mõeldud? Oi, meil on väga palju erinevaid vahendeid. Kui nüüd vaba raskusega tegemist on, siis teine faas liigutusest on koormatud, aga alg- ja lõppfaas mitte. Aga kett tõmbab alati kindlasse kohta tagasi, kõik need faasid on koormatud ühtlaselt. Ketid on ka head lisaraskused. Ja pane mõned ketid ka kaela endal. Iga kett on 2,1 kilogrammi ja iga rippega järjest tuleb üks kett juurde talle. See on vana ninsade harjutus. Sellega õpeti 2-3 aastas lapsed panti puu otsa rippuma, laps kukub alla, hakkab nutma, tuleb õpetaja, rahustab lapse maha, paneb uuesti rippuma. Pärast võis tundide kaupa rippuda niimoodi. Enam ei nutnud ja alla ka ei kukkunud. Niisiis, terves kehas, terve vaim, kett kaelas ning kõver nael pihus. Ja teeme seda niimoodi, et ei pea üldse pingutama selle juures. No mina pingutasin, ei tulnud kohe üldse välja. Kas mina pingutasin? Ma arvan, et mitte. Näis, et nagu pingutasid, aga tulemus on seal, nael on uus, seda enam majaehitusel ei kasuta. Enam ei kasuta. Sellised asjad ja mingi trikki ei ole ja see ei ole mingi jõunumber, see on lihtsalt harjutus. Ja kui tulla siia Erlendlövi kehakooli, siis lõppkokkuvõttes kõik naelad pressitakse uuks. Ja. Siin saab trenni teha. Nagu usk. Ja ongi tänaseks korraks kõik. Kui kas sina või sinu sõber teete midagi toredat või vahvat, siis andke meile sellest kindlasti teada. Aadressil 100eestlast@kanal2.ee.